tehnosüsteemide mahuarvestused. Võtaks tehnosüsteemid ka korraks juurde. Kuna tehnosüsteemide mudelid tihti on üsna standardse ülesehitusega, tihti tulevad Magicadist, Pragmaticust üsna süsteemsed programmid, siis saab BIM-mudelist mahte kätte suhteliselt lihtsalt, aga prooviks seekord ka väikese eelarve nüansi lisada. Vaatame, kas õnnestub. Ja see on taaskord eelarvestajale, objektijuhile ja tehnosüsteemide ehituse teostajale või aldevõtjale võiks olla kasulik töövoog. Siinkohal võtaks lihtsalt näiteks, kuidas moodi ilma igasuguse sekkumiseta saab tehnosüsteemidest mahtusid kätte. Toru pikkus näiteks läbimõõdu kaupa, tõstame kõik segmendid tabelisse. Ja siin on nüüd RKS nõuete järgi mudel, see natukene lihtsustab asja, aga tihti on ka selles Magicadi enda parameetrites olemas. Vähemalt mingisugune nimetus ja mingisugune pikkus ja mingisugune ristlõige. Antud juhul nimetuse ja pikkuse järgi summeerin ja võtame siit, töötame nende ümarate ventilatsioonikanalitega näiteks. Tõstame selle kanali suurusega siia. Ja meil on siin siis läbimõõtude kaupa täpne info. Läksid ka siis vastava läbimõõduga element punaseks. On tabelis olemas. Ja samamoodi võib kokku lugeda siit mürasummuteid või mida iganes. Tähise kaup pannad kokku ja tähis on siin hästi üldsõnaline. Aga kokkulugemine on lihtne. Nüüd tahaks need andmed standardiseerida ja tahaks siia ka väikse ühikhinna külge lisada. Jaoks on mul olemas siin üks väikene Exceli tabel ja selles Exceli tabelis lisaks muule template'i kraamile on olemas ka mingisugune loetelu toru nimi läbimõõtusid ja need torud ühikhindasid ja samamoodi mürasummutitel mingisugust tüübid ja ühikhinnad. Ja kuna need tüübid ja läbimõõdud on suhteliselt standardsed projekti, siis on selle template'iga suhteliselt lihtne võimalik teha siuke, mis ma ütlen, vaesemehe 5D tarkvara või siis maakeeli öelduna siuke lihtne eelarvestamise süsteem. Proovime selle template'i peale panna, vaatame, mis juhtub. Mõne hetke mõtleb. Praegu ta siis kõigepealt standardiseerib ära info, loob selle sama Simsala BIM-i property seti ja siis selle property seti baasil hakkab võtma ja otsima neid ühikhindasid, mis on tabelis ja need kokku viska hulga erroreid, see on mingimaani normaalne. Ja niimoodi läks siia külge siis nimetus, nimetused luges ta kokku, osa süsteem, pikkus olemas, aga nüüd ühikhindasid ei tulnud. Ma pean ühe korra veel lisama. Vaatame, kas nüüd õnnestub asi paremini. Näete, nüüd on juhtunud niimoodi, et siia flow segmentitele on tekkinud ka hind ja ühikuhind. Ehk et mingisuguse läbimõõduga elemendid maksavad 4,2 eurot jooksev meeter ja hinnalahtrisse on siis ühikhind lihtsalt pikkusega läbi korrutatud. Ja näete, flow treatment device ehk et mürasummutid, neile on siis ka hind ja ühikhind külge tulnud. Ja kuidas seda kõike nüüd siis tabelis vaadata, on taaskord see tabeli ülesehitus siia valmis tehtud. Vaatame, kuidas meil see õnnestub. Hetkel on tõesti siukene piirang, et ma arvutasin, see on lihtsalt see, et ma seadistasin selle niimoodi, et ta arvutab hetkel pandilistele ventilatsioonikanalitele ainult hinna. Ja kui me siit nüüd lahti hüpitame, siis on siin näha, et me võime nimi läbimõõdu järgi laiali tõsta, 35 erinevat läbimõõtu on ja siin on siis näha, mitu tükki neid erinevaid läbimõõte on ja kui palju neid pikkust on ja kui palju nad siis kokku maksavad. Siin kohakohtasid on tõsi natuke palju võitu, aga kus siin on rohkem pikkust, siis on ka number suurem. Need ühiku hinnad praegu mingisugusel tõele ei pretendeeri, ma panin nad siia template'i suhteliselt suvaliselt. Aga selliselt on võimalik ka hinnaparameetrit mudelisse panna. Minu pärast võib seda mudelit taaskord siin nii Exceli tabelina kui ka IFC-na eksportida.
võib-olla me tahame hoopiski teha niimoodi, et me tahame teha tellimuse tabeli. Objektijuht mõtleb, et ta tellib ära materjali ainult sellele osale, sikutades selle nähtavad torud, üks etapp siis majast siia, siis nüüd ainult nende valitud elementide maht siia tabelisse jääb ja siin on siis ka kokku näha mingisugune hind sellele, palju selle piltlikult öeldes siis selles tellimiseks raha kulub või teistpidi, et palju me tellija käest siis selle torude paika saamisega raha tagasi saame. Siin võib ka sellist mängu mängida ja võib ka teha niimoodi, et näiteks kohal olevad torud tõstame excluded aknasse ja need, mis veel kohal ei ole, jäävad siia not decided'isse või included'isse. Ehitajal on niisugune igakuine ülevaade mingisugustest oma materjalidest, mis jookseb tabelis. Seda eelarvet sellisel kujul näitasin ma tehnosüsteemide põhjal just nimelt sellepärast, et arhitektuursetes ja konstruktiivsetes mudelites on see tüübiloend nendel elementidel palju pikem ja seal on niisugust template'i põhist eelarvet natukene keerulisem teha, aga kellel viitsimist on, siis tehnosüsteemide puhul suhteliselt lihtne. Nii. Info kõik ühesuguses property setis ja näitan veel ka seda, et kui ma siit nüüd võtan need flow segmentid ehk torujupid ja mürasummutid, siis need nimetused siin jooksevad. Okei, mürasummutite nimetus ei ole liiga hea tulnud, aga põhimõtteliselt nimimõõdud, hinnad jooksevad kõik nagu kokku ühtsesse süsteemi, et see on selle ühe property seti puhul. Vaatame veel siin alla tekkis ka mürasummutitele hinnatabel. Ühel mürasummutil, sellel suurel, ei ole nime küljes või tüübi nimetustega ega ka nime. See praegu on siin eraldi, millegipärast on talle 31 €. Mitte nimetatud mürasummuti maksab template'i hinnangul 31 €. Ja ülejäänud mürasummutid, mis meil siin on, võime nad siit tüübi järgi kokku tõsta, 13 erinevat tüüpi, siis nende hinnad kokku vastavalt sellisel kujul.